Head kuulajad ja vaatajad, tere tulemast Raplamaa sõnumite podcasti lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Raplamaa võtmes. Täna on neljapäev, 24. aprill 2025 ja mina olen Raplamaa sõnumite ajakirjanik Siim Jõgis. Hea meel on siin sõnumite toimetusest tervitada Siim Viisutit. Tervist! Tere! Ja sinu kohta võib öelda, eks ole, jäähoki entusiast, on nii? No võib nii öelda. Jah, just, et see põhjus, miks ma sind siia palusin, ongi, et arutada jäähoki teemade üle, täpsemalt selle üle, et Eesti koondisel seisavad ees nüüd siis 25. aasta kõige tähtsamad mängud maailma meistrivõistluste esimese divisjoni B-grupis. Mõtlesime arutada, mida võiks sellelt turniirilt oodata, sest see peetakse siin samas Tallinnas Tondiraba jäähallis ja Eesti koondisele on sellega seoses siis ootused seatud, eks. Siim, mis sa arvad, kas see, et mängud toimuvad kodusaalis ja kodupubliku toetusel, kas see on nagu pluss või pigem kammitseb koondist? Noh, ütleme, et võib olla nii ja naa. Selge see, et ega kodupubliku ees mängides on, ütleme, publik on sul nagu siis, nagu öeldakse, kuues mängija väljaku peal ja koduseinad toetavad kindlasti, aga teiselt poolt võivad panna ka pingeid peale ja tekitada mingi krampe mängus on. Aga no ma arvan ikka üldiselt, et pigem mängida kodupubliku ees siin kui kuskil võõral väljakul. No aga eelmine aasta ju mäletad, Eesti mängis Leedus. Täitsa võimalik, jah. Leedus oli see turniir ja läks ka ju täitsa kenasti. Või noh, ütleme, enam-vähem läks. Leedu pole Eestis kaugel ja võib öelda ka, et peaaegu nagu kodus. Ja, mis on kõnekas on see, et eks ole, viimase 6 aasta jooksul on nüüd juba 3. kord, kui see turniir toimub Tallinnas. Et Eesti korraldajad saavad järelikult hästi hakkama. No ega kui vaadata siin üldist pilti, et eestlased on head ürituste korraldajad, võtame kas või siin Rally Estoniad või iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused, et ütleme, meid usaldatakse nagu suuri turniire ja suuri üritusi korraldama. Mis ootused sul sel aastal on Eesti koondisele? No, kui vaadata nüüd võistkondas ja kontrollkohtumisi näiteks, siis on isegi täitsa reaalne võimalus pääseda 1B divisionist edasi 1A divisjoni. Et kes meil siin on põhilised konkurendid Lõuna-Korea ja Leedu, et kontrollkohtumises Lõuna-Koreale küll napilt kaotati, aga Leedut võideti, et selles valguses võime isegi oodata ka, ütleme, edasipääsu. See tähendaks tegelikult suurt kordaminekut Eesti hokile, sest et siis esimese divisjoni A-grupis ei ole ju Eesti mänginud vähemalt mingi 10 aastat. Jah, ma ei tea, kas ongi kunagi mänginud. Võib-olla mitte tõesti, jah? Jah, et ma ise ei ole ka kindel. Aga täna reaalne võimalus on minna ja proovida 1A divisjoni. Ja ma olen tõesti nõus sinuga, et eriti just praegu, neljapäev, eks ole, mängud algavad laupäeval. Praegu ongi see aeg, kui olla optimistlik. Ja mõelda optimistlikult ja läheneda sellele turniirile optimistlikult. Et aga jah, kui sa ütled, et see võiks olla reaalne eesmärk, siis ma olen nõus sinuga. Turniirisüsteem ise on see, et 6 võistkonda. 6 võistkonda. Eks ole. Ja nüüd ainult parim. Üks pääseb edasi. Ja viimane kukub alla. Jah, just. Et Eesti võiks konkureerida kindlasti selle ülemise otsa peale. No igal juhul. No täna on see reaalsus, jah, et ma arvan, et Hispaaniast ja Horvaatiast saadakse tõenäoliselt jagu ja alla kindlasti ei kukuta, et pigem siis ülespoole. Ja ma ise mõtlesin seda sama, et kui ma vaatan nende 6 riigi peale, ma panin need kirja ka omale, need on siis Lõuna-Korea, Leedu, Eesti, Hiina, Hispaania ja Horvaatia. Mis ma mõtlesin ka, et Hispaania ja Horvaatia võiks olla siis need 2 teoreetiliselt nõrgemat võistkonda. Jah, nemad ma arvan, et mängivad, ütleme, püsimajäämise nimel. Ja ülejäänud 4 satsi siis
tõenäoliselt koha eest siis 1A. Muidugi Hispaania puhul on see teema, et kui 24. aasta MM-il Leedus mängiti, siis Eesti võitis Hispaaniat küll, aga ainult lisaajal. Jah, see oli isegi üllatav, et Hispaania nagu ei ole tuntud või ütleme niisugune tugev hokimaa, aga ikkagi hokit seal mängitakse ja luuavarrest võib pauku tulla. Ja selleks tuleb alati valmis olla. Ja siis Horvaatia tõenäoliselt on siis see kõige nõrgem. Noh, jälle teoreetiliselt, tõenäoliselt, eks. Jah, täna nii tundub, et kuigi Horvaatia on ka seal, ütleme ikkagi seal geograafiliselt on ka ikkagi ümbritsetud hokimaadest, on minu arust. No, Sloveenia, Itaalia. Jah, Sloveenia, Itaalia, et kindlasti ka potentsiaali on. Kindlasti, täiesti nõus. Nüüd, mis puudutab Lõuna-Koread, keda võib teoreetiliselt pidada, siis ütleme selle esimese divisjoni B-alagrupi kõige tugevamaks vastaseks, seega ma väga palju Korea hoki kohta ei tea tegelikult. No ütleme, tegelikult Korea hoki on päris tugev. 2018 nad isegi osalesid olümpiamängudel. Ise korraldasid ka? Jah, korraldasid ja ütleme, et tegelikult mis veel kinnitab, et on tegemist tugeva hokimaaga, on ka nad tegelikult eliitdivisionis osanenud ka MM-il. On jah? Ja, ühe korra nad mängisid, jah. Ja ütleme, et Korea mängijad enamjaolt tulevad Aasia liigast, mis on tegelikult on üsna korralik liiga ja osad mängijad on isegi Põhja-Ameerika madalamates liigades, et korralik tugev sats. Ma viskasin pilgu peale ka Korea võistkonna koosseisule, aga ükski nimi sealt mulle küll midagi ei öelnud. Noh, ega ma arvan, et paljudele arvata võib. Ma vaatasin nad üle. Küll aga mis mulle jäi silma sealt oli see, et treenerite tiim on kõik kohalikud, oma Lõuna-Korea inimesed. Jaa, ju siis on seda know-how'd seal koha peal ka. No, ei, kindlasti on jah, nagu sa ütlesid ka, kui nad on juba ühe korra mänginud ka eliitdivisionis. Eliitdivisionis, jah, seda. Ja mis on muidugi kõnekas Korea puhul on see, et tegelikult nad eelmisel aastal langesid välja siis esimese divisiooni A-grupist, et see on ka põhjus, miks nad siis Eesti gruppi seekord jõudsid. Aga noh, see, et nad mängisid, eks ole, A-grupis, noh, juba see on kõnekas, eks. See on juba saavutus, jah. See on saavutus. Ja, sest et ütleme see, kes Ukraina on ju, mäletad, pääses eelmine aasta siis A-divisiooni. Tuli jah, mängis ka Eestiga samas 1B grupis ja võitsid grupi ära ja läksid üles. Ja just jah, täpselt. Ja Ukraina on tugev. Eesti kaotas toona Ukrainale 8-0, ma veel mäletan seda mängu. Silmees on need 8 väravat, mille Ukraina viskas. Jah, ütleme, et Ukraina on ka ikkagi viimaste aastate jooksul teinud korraliku, ütleme, arenguhokis, et täna selgelt nagu 1A grupi võistkond, et. Jaa, absoluutselt. Nüüd esimene mäng Eestil on nüüd laupäeval, ehk siis praeguses mõistes ülehomme vastaseks on Hispaania. Kui oluline oleks alustada seda turniiri hea emotsiooniga veenva võiduga? No ma arvan kindlasti, et saada need kohustuslikud punktid kätte esiteks kohe nõrgema vastase käest ja teiseks ütleme siis saada hea emotsioon järgmisteks mängudeks. Ja just jah, et Eesti puhul ongi see, et nad alustavadki turniiri, või ütleme meie alustame, ütleme ikka meie, eks ole, Eesti on meie, alustame turniiri ikkagi nende kahe siis eeldatavalt nõrgema vastase vastu laupäeval Hispaania, pühapäeval Horvaatia. Kui sealt tulla täis eduga läbi, siis on kõik teed lahti, eks? Jah, ütleme, et pinged maha võetud, et alla kindlasti kukuta, kui võidetakse. Ja mis on võib-olla oluline ka see, et saadakse mingisugune meeskonnas ka mingisugune ülevaade, näha ära, kuidas mäng läheb, mis viisikud toimivad, mis ei toimi, noh, siuksed asjad kõik. Et siis annab veel sättida seal midagi tugevate vastaste vastu, et. Ja just jah, sealt siis edasi tulevadki kõik ülejäänud Hiina, Leedu, Lõuna-Korea. Et noh,
eeldatavalt nende vastu me ikkagi heitleme edasipääsu nimel, eks. jah, et need kolm mängu tulevad kõik, ma arvan, tasavägised ja et võivad minna nii ühele kui teisele poole, et võime 3 mängu kõik võita, võime ka 3 mängu kõik kaotada, et seal on kõik lahtine, et Ma korra veel tulen tagasi selle juurde, millega ma alustasin, ehk siis see, et Eesti mängib, või kõik mängud peetakse Tondiraba jäähallis, eks ole. Ja siin on ju tegelikult päris korralik kampaania juba käinud, võib-olla 6 aega. Et võib ju loota, et täismaja tuleb kodupublikut. No, ma pakun, et jäsku Lõuna-Korea mäng, mis on siis, oli nädalavahetusel. See 1. mai, 4. päev 1. mai. Okei. Et ütleme, kui jääb nüüd viimase mängu peale kõik see, et kas nüüd pääseb Eesti edasi või pääseb Lõuna-Korea edasi, siis võib oodata küll täismaja, et vaatamata neljapäevasel tööpäeval. Et... Ei ole. 1. mai on puhkepäev ju. Puhkepäev, okei. On ju tegelikult ju, töörahva pühane. Jaa, okei, selge. No siis 90% tuleb täismaja. Et... Ja just jah. Kui palju sa ise plaanid siis koha peale minna või mänge telekast vaadata? No ma arvan, et mõned mängud ikka vaataks koha peal ja et hoiab siit sotsiaalmeedia kaudu silma peal, et võib-olla kõigile mängudele ei jõua minna, aga põnevad mängud tahaks ikkagi vaadata. Jah, et kas sa mõtled nüüd vaadata Eesti mänge või siis teisi mänge ka? No ei, pigem ikka Eesti mängud. Pigem ikka Eesti mänge. Ja just, kusjuures minu jaoks, mis on meeldiv, on see, et kõik Eesti koondise kohtumised on otseülekandes, ETV2 neid mänge näitab. See on oluline, eks ole, et Rahvusringhääling ikkagi kõik mängud ära näitab, Eesti mängud tähendab. Jaa, see on väga oluline, et ikkagi Eesti rahvale, Eesti hooki publikule ja kaasalejatele need mängud siin kohalikus televisioonis ära tuua, et see lausa kohustuslik. Ja, et kõik, kes soovivad, siis saavad oma hokikoondisele kaasa elada, kas siis saalis kohapeal tribüünil või ETV vahendusel. Küll aga ma vaatasin, et ETV ei kanna üle siis nagu alagrupi teisi mänge. No mis mis on ka arusaadav. Mis on arusaadav, jah, just. Et need ei ole võib-olla meie jaoks nii atraktiivsed ja eks seda eetriaega ka võib-olla vähe. Ja, et kui vastamisi lähevad seal Hispaania ja Leedu või Horvaatia ja Lõuna-Korea, siis... Võib-olla seal pole midagi vaadata nii väga. No jah, ega ta Eesti, ütleme, hokifännile ka tõenäoliselt ei ütle midagi, eks ole. Või ütleme, pühendunud hokifännile tõenäoliselt ütleb, eks ole. Need nimed on võib-olla tuttavad, aga mina, kes ma olen, ennast pean siukseks võrdlemisi pealiskaudseks hokifänniks, siis ega ma ei tea Hispaania hoki kohta või Horvaatia hoki kohta veel vähem, et jah, just. Nüüd, mida ma veel tahtsin mainida, on see, et maikuus tulevad ju siis nagu päris maailmameistrivõistlused nii-öelda, et aga Eesti ei mängi MM-tiitli peale, eks ole. Eesti alagrupis mängitakse sisuliselt selle peale, et kes on maailma hoki siis reitingus 23. võistkond, eks ole, et järsku see on niimoodi vist, et eliitgrupis on 12 võistkonda. Siis... Ei ole, 16 on ikka. 16 või? 16 on eliitgrupis, 2-8 alagruppi. Okei, selge, jah. Olümpial oli vist 12. Ja väga võimalik, jah, just. Ja siis tuleb üks A-s on 6 võistkonda, siis see tähendab siis 19 kuni 22, no. 19. Ei. 25. Oota. Ei, see on ikkagi 17 kuni 22 siis. Koolis arvutustunnid vahele jäänud. 17 kuni 22 Siim. Jah, 17 kuni 22. Ja siis Eesti alagrupp on siis, kus mängitakse nii-öelda 23. koha peale. Jah, et ütleme, meil on siis võimalus maailma edetabelis saavutada siis 23. kohta. Jah, just, jah, täpselt, kui siis nagu võita see alagrupp. Nüüd, kuhu ma tahtsin oma jutuga jõuda, on see, et maikuus toimuvad Soomes, mitte Soomes, nüüd läks valesti, Rootsis ja Taanis toimuvad hoki maailmameistrivõistlused, kus ongi need 16 kõige tugevamat võistkonda, siis neid mänge ETV üle ei kanna. Kas varasemalt? Varasemalt kandsid, jah, et neid oli nagu hea vaadata sealt, et seekord ETV ei kanna, küll aga Eesti publik nendest mängudest ilma ei jää. Hea uudis on see, et Duo 5 ja Postimees said siis ülekande õigused endale.
ja ikkagi jõuavad need mängud vaatajateni, kokku 30 mängu. 30 kohtumist alagrupi turniirilt 22 ja siis kõik kohamängud alates veerandfinaalidest. Vot, aga veel Eesti koondisest rääkides mõtleme korraks ka võtmemängijate peale ja koosseisu peale, kes seal on. Ma tean seda, et tegelikult lõplik koosseis ei ole veel praegu veel paigas, kui me siin seda salvestame, küll aga täna saab see teatavaks. Aga laias laastus me teame, kes seal on, eks? Jah, ütleme, et laias laastus on koosseis teada, aga keda täna tõenäoliselt ei tule võtmemängijatest on Kristjan Kombe, kes siis mängib Soome SM-liiga finaalmängu Kalpa koosseisus, ehk siis Kuopio hokiklubi koosseisus. Ja see on nagu ajaloos teine kord, kus eestlane mängib Soome meistrivõistluste finaalis. Esimene kord oli Toivo Suursoo vist aastal 97. Tookord ei õnnestunud Toivo Suursool siis Soome meistriks tulla, et täna on see võimalus Kristjan Kombel. Vaatame, kuidas läheb. Vaatame, kuidas läheb just nimelt, et ütleme, Eesti hokifänni seisukohast on muidugi kahju, eks ole, et Kombe koondisesse ei tule, sest Robert Rooba kõrval oleks tema tõenäoliselt kõige nimekam mängija, eks, ongi kõige nimekam mängija. Aga see põhjus, miks ta ei saa koondise juurde tulla, tegelikult see on ju võimas, on ju? Jaa, et ma arvan ka, et ikkagi kui täna oleks nagu valida, et kas mängid Soome meistritiitli peale või siis siin üks B-s on maailmameistrivõistlustel, siis ma arvan, et ikkagi iga mängija võtaks siis selle esimese võimaluse. Ja ma olen täiesti nõus sellega, et Soome liiga on ikkagi Euroopa mõistes ikkagi nagu väga kõva liiga. Ja ütleme, et maailmas vist on reitingus on järsku lausa 5. ja 6. liiga. Just. Ja see, et Kalba pääses Soome liigas finaali, tegelikult see on väikest viisi üllatus. Et mina küll hooaja alguses seda ei oleks osanud oodata. Jaa, ma ise niimoodi Soome liigat väga pole jälginud, aga natuke siit meediat lugedes siis, et tundub üllatuse moodi, jah, et kui tavaliselt on ikka seal Helsingi IFK-d ja Tampere Tapparad ja Oulu Kärpad, sellised suured mammutklubid, et siis täna ikkagi Kuopio on siuke väiksem klubi ja see on nagu hea üllatus. Aga veel suurem üllatus seal kõrval on nende konkurent, kellega nad finaalis mängivad, ehk siis Lapenranda Saiba. Jaa, ka täpselt, ütleme, võib öelda, et väiksemat sorti klubi. Jaa, absoluutselt. Pigem siuke provintsi klubi. Ma ütlen nagu, kas mingi, ütleme, 2 hooaega tagasi või eelmine hooaeg, Saiba oli viimane. Saiba oli SM-liiga viimane võistkond. Ja siis nüüd sel aastal, või sel hooajal ütleme, on nad niimoodi tõusnud nagu väga muljetavaldavalt. Juhtisid liigatabelit pikalt ja nüüd on finaalis väljas. Aga see näitab jälle seda Soome hoki sügavust, et ei ole nii, et ainult suured klubid domineerivad, et võivad tulla täitsa tagant altpoolt ja teha samamoodi head mängu. Ja see on väga äge. Jaa, see on väga, väga äge ja ütleme, et põnev vaatajatele. Just need üllatused, et mis sealt altpoolt võivad tulla, et sa mainisid, et sina nagu otseselt Soome liigat ei jälgi. Minu jaoks just on Soome liiga see nagu siin samas lähedal ka, eks ole, käia mänge vaatamas ja jälgida peaaegu igapäevaselt, iga päev mängud ei toimu, aga iga nädalaselt kindlasti, kuidas seal läheb, eks ole, et poolfinaalseeriates Kalba vastane oli Tampere Ilves ja seal paari siis, ma ütlen küll, Ilves oli favoriit, sest Ilves oli just veerandfinaalis Taparast jagu saanud oma kodusest konkurendist, nüüd tuli Kalba vastu, ma jälgisin neid mänge, ma arvasin, et Ilves läheb sealt finaali, aga see, et Kalba läks, see on positiivne üllatus just nagu eestlase seisukohast või et selleks, et Kristjan Kombele kaasa elada. Ja teiselt poolt tuli eks selle Saiba, kes võidis Rauma Lukkot, ka seal ma arvasin, aimasin, et Lukko pääseb finaali, aga Ja Lukko on ikka niisugune nimekam klubi ja tundub nagu paberi peal tugevam klubi, aga näed, see ei loe teinekord, et jah, nüüd ongi Kalba ja Saiba ja muideks homme õhtul läheb lahti see seeria.
reede õhtul on avamäng ja siis seda on ka põnev jälgida jah, et ja tegelikult peab mainima, et ega Robert Rooba kooduklubi Kouvola Go tegi ka tegelikult tugeva hooaja, aga esimeses ringis kaotasid Vaasa Spordile järsku. kui sa nii ütled, ma täpselt ei tea. Kusjuures seal oli nagu Go oli nagu favoriit, aga näed, läks jälle teistpidi enne. Kukuti välja enne. No võt jah, et me räägime siin sellest, et Soome liiga näitel, kui palju on üllatusi, eks ole. Ja noh, samamoodi võivad need üllatused tulla ka siin esimese divisjoni B-grupi turniiril, eks ole. Täpselt. Ja noh, võime, eks ole, prognoosides, et noh, et Eesti on teoreetiliselt ühest võistkonnast tugevam või ütleme, võib-olla Lõuna-Koreast natuke nõrgem, aga konkurentsivõimeline. Aga lõpuks kõik saab paika jää peal ikkagi. Täpselt nii, jah. Et ega ei tasu ka alahinnata Hispaaniat ja Horvaatiat. Lõppkokkuvõttes mitte, kindlasti jah, just, et noh, ma ka siin oma peas kuidagi lootusrikkalt mõtlen, eks ole, et noh, et 2 esimest mängu on eeldatavalt nõrgemate vastu, aga kui sealt, noh, ütleme täisarvu punktidega läbi ei tule, noh, läheb juba raske. Võtab moti maha ja kõik, eks. Täpselt. Vot, igal juhul põnev. Kuule, aga veel koosseisust, mis sa arvad, Robert Rooba kindlasti, eks ole, aga kes seal veel võiks olla võtmemängijad? No, ütleme, et on tulnud noori mängijaid on tulnud peale, et keda kindlasti tasu mainida on Burkov, kes mängis Tšehhi tugevus teise liiga just finaali. Küll seal kaotasid oma vastasele, aga ütleme, Tšehhi tugevus teine liiga, väga tugev liiga. Kindlasti, jah. Jah, et tema puhul nüüd saame täiendust. Ta nüüd vist siin paar päeva tagasi järsku liitus koondisega. Ja seal on veel teisi noori mängijaid, et ühesõnaga Maksim Burkov, jah, täpselt. Kellel silma peal hoida. Timofejev ka järsku kuskil on nimekirjas seal. David Timofejev. Jah, keda tasub kindlasti mainida ja jälgida, et nemad tegid väga häid mänge, tegid U20 MM-il siin. Et ja no lisaks on siis ütleme meie kohalikust pantritest kindlasti poisse, kes mängivad ka tegelikult, ütleme, tugevat Läti hokiliigat siis. No ütleme siis nagu Balti liigat siis on. Just. Et koosseis on läinud nooremaks ja ootused on suured. Jaa, noh, koosseis on noorem, aga siit leiab tegelikult ka nagu kogenumaid nimesid, Eduards, Lessarevski, Saveli, Novikov, noh, hokisõbrale kõik tuttavad nimed, Aleksander Ossipov, kes on nagu väga kogenud kaitsemängija, siin vist juba 37 aastane äkki või midagi. Rääkides vanusest, mul üks Lauri Lahesalu pidas viimase koondise mängu ju. Jaa, Lauri pikk karjäär sai sellega läbi. See on tõesti pikk karjäär, see on ikka nii muljet avaldav. Ja ega ei ole ju liialdus öelda, et Lahesalu on Eesti hokilegend, on ju? No jah, nii võib öelda küll. Mõtle 182 mängu koondises. Ütleme, et annab järgi teha. Eks ole, 182, täitsa lõpp. Et ei ole ime, eks ole, et ta siin enne MM-turniiri siis oma viimase mängu pidas, et ei hakanud siin nagu noorematega võidu mängima, eks ole. Eks kuskilt maalt ikkagi saad aru, et millal on aeg lõpetada, et 47 aastane, eks ole. Täpselt. On vist 47, ma tegelikult ma pead ei anna praegu, aga 46, 47. 79 sündinud, et järsku 45 siis, ei 46. Ja, just jah. Et aga noh, tohutu austus, eks ole, et ikkagi ta on niimoodi aastaid Eesti koondisel abiks olnud. Ja tegelikult ütleme, Lauri on ka, kui Laurist natuke rääkida, et ega Lauri on samamoodi mänginud teatud mäng Soome SM-liigas, Oulu Kärpate ridades. Aga seal tuli jälle vigastus vahele, seljavigastus. Ja siis juba jätkus ta karjäär natukene, nagu ütleme, madalamates liigades on. Et ütleme, et on ikkagi näinud seda suurt okit üsna lähedalt. No väravavaht eeldatavasti, eks ole, Villem Hendrik Koitmaa. Jaa, Villem Hendrik Koitmaa samamoodi 2-3 aega nüüd siin järjest Optibetis, ütleme siis Balti liigas Pantrite esiväravahi rolli täitnud ja pikalt mängis Soome Mestises
nooremas eas ja väga korralik väravaht ja kes samamoodi tõmbas nüüd klubihooajale, tõmbas klubikarjääril tõmbas siis nüüd joone alla. Ja kogenud mängija ka, eks ole, sünniaastaga 1990, mis ta on siis 35? 35, jah, kuigi väravahi kohta on see veel täitsa siuke okei vanus, et täitsa võib mängida, jah. Kuule, aga kena, ühesõnaga Eesti koondisega on siis nii, eks ole, 5 olulist mängu ootavad nüüd ees järgmise nädala jooksul. Soovime edu neile lihtsalt, eks ole? Jaa, soovime edu ja kui vähegi võimalik Tondirabasse kaasa minna elama ja, absoluutselt, ja kui seda võimalust ei ole, et siis telerist vaadata. Ekraani pealt saab samamoodi vaadata, aga jah, et ühesõnaga siis see aprilli lõpp ja mai algus saab Eesti spordimaastikul olema tõesti, no ütleme hokipäralt selles suhtes, et hokikoondis on nüüd siis tõuseb tähelepanu keskpunkti. Selleks nädalaks küll enne. Ja just, et ja noh, veel enam kui, eks ole, suudetaks saavutada see, millest me siin enne rääkisime, mis on, võiks olla reaalselt käega katsutav, et ja see üks A oleks nagu, see oleks nagu ütleme sensatsioon, et ja ütleme tänastes tingimustes, et Eesti hoki nagu lagi ka, et arvestades meie nende jääväljakute arvu ja mängijate arvu, et noh, ütleme, see oleks nagu maksimum. See oleks maksimum. Ma arvan ka, ma olen täiesti nõus, et ütleme, see eliitseltskond, see on ikkagi, noh, ja see tundub täna ütleme ikkagi üle jõu käiv, et tundub küll, ma olen nõus sinuga. Aga räägime ikkagi hetke korraks sellest eliitdivisionist ka, sest nende mängud toimuvad maikuus 9. maist kuni äkki 25. maini. Mängitakse siis nagu päris maailmameistritiitli peal, üks alagrupp mängib Taanis, teine mängib Rootsis. Kui palju sa neid mänge plaanid jälgida, kellele pöialt hoiad? Noh, eks ikka, kui aeg on, et siis olulisem mängud ikka vaatame ja kindlasti highlights vaadata, et ja ega siin ikka oma lõunanaabritel lätlastele, neile hästi läheks. Kindlasti soomlased, vaatan veel, võib-olla mõne nõrgemale enne, kes pole varem, nagu ütleme, siis tiitlit võitnud järsku seal Sveits või Sveits, kes mängis eelmine aasta finaalis. Jah, et võiks tulla uus maailmameister, miks mitte, enne. Või Saksamaa näiteks, enne. Ka väga tugev koondis, enne. Aga vaatame, noh, ega täna on teada, et rootslastel tuleb väga korralik koosseis. Enamjaolt kõik NHL-i mängijatest. Valmistatakse järgmiseks aastaks, ütleme, Torino olümpiaks, et proovitakse seal erinevaid mängijaid ja mängijatel endal huvi, et tulla siia MM-ile, et siis olla nagu koondise treeneri vaatepildis ka nagu, või vaateväljas ka siis järgmisel aasta olümpiale. Ja, absoluutselt. Rootsit peetaksegi üldiselt favoriit number 9. Jah, täpselt. Selle turniiril. Me ei tea, kellega tuleb Kanada, Ameerika, kuidas seal mängijatel motivatsiooni on, et kas viitsivad sõita siia Euroopasse enne peale NHL-i pikka hooaega, aga vaatame. Mõtlen enda seisukohast nende MM-ide puhul alati üks siukseid maiuspalasid on Soome ja Rootsi vastasseis. On ju, et kui need aset leiavad, et need kuidagi need kõige magusamad mängud on minu jaoks, et kumbale sa selles paaris pöialt hoiad? No mina ikka olen olnud, ütleme, soomlaste poolel, et soomlased on nagu pikalt neid rootslasi taga ajanud ja pidevalt neile kaotanud olulistel turniiridel, olulistes mängudes, seal kas või 2006 Torino olümpial napp alla jäämine 1-2 on, või siis MM-il, aga viimased aastad on näidanud seda, et ütleme, Soome hoki on jõudnud rootslastele järele, ja isegi võib-olla natuke on viimasel paremad olnud, et kui nüüd rahvas on nüüd siin talvel jälgis ka Four Nation Cupi, 4 riigi turniiri, mis olid siis Kanada, Ameerika, Soome, Rootsi, puhtalt NHL-i mängijatest, ehk siis maailma tipptase, et seal omavahelises mängus Soome, Rootsi, soomlased võitsid lisaajal. Et kindlasti saab põnev olema. Jaa, absoluutselt. Nüüd
üks asi veel, kui rääkida jäähokist, siis Aleksandr Ovechkin. Vot, see nüüd siis see nimi, mis on siis NHL-i nüüd tipus, eks ole, väravalööjate ededabelis. Mida sellest saavutusest arvata? Noh, ütleme, et hoki maailmas, hoki inimestele, mängijatele, ma arvan, et neile on see kindlasti suur saavutus, et ma ei tea, mitukümmend aastat see Wayne Gretzky 894 väravat oli NHL-i nagu rekordina püsis, aga nüüd on see nagu Aleksandr Ovechkini poolt üle mängitud, et täna vist juba peaks olema kas 895 või 96 väravat on löödud, et ei, ma arvan ikkagi väga kõva sõna. Absoluutselt. Väga kõva sõna, jah. Ja ega ju ei paista, et keegi sealt nüüd altpoolt veel tuleks, et veel seda ründama hakkaks. Jah, täna küll nagu ei ole näha, et niipea keegi sinna jõuab, et ja, aga mida sa sellest nagu sümboolsest tähendusest seal juures arvad ikkagi, et siis nagu Venemaa mängija tuli nüüd ja NHL-i rekordi üle lõi? Noh, ma ei tea, ega selle mõttes, et mängija on mängija ja kui ta ikkagi teeb oma asja hästi, et ja pühendub ja keskendub spordile, et siis minu meelest pole vahet, et mis lipp seal taga on lõpuks on, et no seda enam ta on ju aastakümneid, või no mitu aastakümmet tähendab siis ikkagi ju mänginud Põhja-Ameerikas on ju. Jah, ta läks üsna varakult ja vist kas 18-19 aastalt juba Washingtoni ja on terve elu seal mänginud, et ja. Et jah, et siis sai siia hoki jutu lõpetuseks ära märkida ka selle, et NHL-i uus siis suurim väravakütt, eks ole? Suurim väravakütt, jah. Aleksandr Ovechkin võttis Wayne Gretzkyt. Mõlemad legendaarsed mängijad, aga et tahtsin just öelda, et võttis legendaarselt Wayne Gretzkylt rekordi üle, aga mõlemad on legendaarsed hokimehed absoluutselt. Kena, Siim, aitäh sulle nende hoki juttude eest. Et siis nüüd heidame pilgud järgnevaks nädalaks või isegi natuke rohkem, pikemaks perioodiks Tondiraba jäähallile, kus Eesti koondis mängib jäähoki maailmameistrivõistluste esimese divisjoni B-gruppi mänge, 5 mängu. Edu Eesti koondisele. Jaa, just. Tänud. Kena. Ja suur tänu ka teile, head kuulajad, vaatajad, et olite täna meiega ja et kaasa mõtlesite. Raplamaa sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt kuulata, vaadata sõnumid.ee, YouTube ja Spotify ning kuulmiseni järgmisel korral.